Aloha imelised Aarete seiklused podcasti kuulajad-vaatajad. Tere tulemast selle nädala episoodi. Ja kuna eelmise nädala siis episoodi materjali sai nii palju, siis täna on sellele jätk ja kuulate järgnevate põnevate inimeste kogemusi ja tagasiside, kuidas ja mismoodi on nende siis sisekosmoses seiklemine olnud ja kas ja mis pärleid ja aardeid nad on sealt siis leidnud. Nii et head vaatamist, head nautimist ja nagu ikka alati pea meeles panna like, jagada ja kindlasti kommenteerida ja alla laadida. Kõike paremat kuni järgmise korrani. Mahalo! Aloha imelised seiklejad teisel pool ekraani. Minu nimi Kristal Raalaksmi Titt on tulemas eetrisse jällegi imelisest San Diegost siit Californiast. Ja tere tulemast selle nädala episoodi Aarete seiklused podcastiga. Ja ma ise kutsun ennast uue ja coachiks, usun, et meis kõigis on olemas aarded, kui me need avame, saame hakata manifesteerima oma sisemisi muinasjutte siia reaalsusesse kui oma unistused meie tingimustel. Ja tere tulemast selle nädala episoodi. Selle nädala siis ülemineku episoodiks, mida ma siis nüüd olen hakanud tegema peale igat 4 episoodi, on siis minu enda väikesed mõtisklused ja sellel korral ma teen seda veel hoopiski teistmoodi. Ja üks soovitus siis, mida Pat Flynn ütleb, et räägi oma teemast, aga vahest kutsu siis nii-öelda saatesse ka inimesi, kes on sinu asju ja ka sinu programme siis juba läbi teinud ja las nad jagavad ise, et siis nad saavad enda siis hääle ja enda kogemusega siis sinu valjuhääldeks. Ja täna ongi käes see päev, kuna mul just hiljuti oli väga lahe selline sündmus, siis live-sündmus, kus erinevad inimesed siis, kes olid erinevaid programme minuga läbi teinud, andsid oma väga inspireeriva siis tagasiside koos siis erinevate lugude või jagamistega ja üks on kindel, sinu sisemine pere on kogu aeg aktiivselt ühenduses ja äratatud ja aktiivselt töös ja koostöös, kui sa seda teed valid ja sisemine laps annab meile neid innovatiivseid mõtteid, sisemine naine on siis ühenduses meie loominguga ja loomingulisusega ja sisemine mees aitab luua siis neid konteinereid. Ja niimoodi kokku me saamegi see inimeseks olemise kogemus. See on niivõrd lihtne, niivõrd kaif ja niivõrd mõnus. Ja meie ülesandeks ongi olla loomingulised kunstnikud ja loojad siin selles reaalsuses ja täie teadlikkusega siis see töösse panna sellisel kujul, et siis meie kingitused saaks teenida maailma ja inimesed saaksid selle väärtuse, et nad saaksid siis teenida meid ja meie siis unistustele kaasa aidata. Nii et suur aitäh sulle tänase tähelepanu ees siis minu poolt, head nautimist siis kõikide nende inimeste kogemuste kuulamist, mida nad siin jagavad ja meeldetuletuseks siis ka teile, kui nüüd mõni see programm või teema, mida siis siin jagatakse sinuga ka heliseb, võta minuga peale seda podcasti vaatamist ühendust ja me saame vaadata, mis veel teha on. Et praegu mul küll kõik programmid algasid, aga kui sa oled tõeline huviline ja ikkagi tahad veel pardal hüpata, siis ma erandkorras annan sulle selle võimaluse. Aloha sulle, Heli! Aloha! Ja Heli, nüüd sinuga me juba natukene siin grupis ka tutvustasin sind, et sinu raamatute teemal, et siis Heli kirjastust tutvustasin siis ka neid erinevaid raamatuid ja siis rääkisime ka Karupoeg Lukase loost. Ja sina oled ka teinud ikka väga palju erinevaid asju juba minuga koos läbi. Ja kas sa mõne sõnaga võib-olla siis jagaksid, et kuidas see kogemus on olnud ja mis sa tegid ka eelmise väljakutse läbi, et mis kogemused sealt olid? Ja mis soovitused siis teistel on, et kui nad ka mõtlevad, et midagi siis hakata toimetama minuga, et mis sa julgustuseks ütled neile? Meil on jah selline päris pikk ühine ajalugu ja tegelikult tagantjärgi mõelda, ega see on nagu kuidagi nii loomulik ja edasi kulgev, et ega ma ei mäletagi võib-olla niiviisi kõiki etappe juba enam. Minu jaoks, mis on kõige suurem väärtus olnud, on see, et ma tunnen kogu aeg, et sa nagu tunneksid mind isiklikult ja sa tead kõike, mis on toimunud. Et kui mina isegi mõtlen, et 2017 oli, kui me alustasime koos, et mina ei mäletagi asju, siis sinu nagu tulevad kõik need asjad kuidagi, et näed, sa tulid sealt, selle sa tegid läbi, siis tuli see ja mina mõtlen, et vist äkki jah oli, on ja. Ja minu jaoks on see müstika, et kui palju sul on inimesi, kellega sa samamoodi nagu töötad
ja ma ei kujuta ette, kus sa nagu kogu seda infot nagu saad või hoiad või kuidas, et see tohutu isiklik suhtumine ja see tagasiside on hästi suur väärtus. Et nagu siin enne ka mainiti, et just sama kodutööde puhul ka, et mina samamoodi ootasin, et kui tuleb järgmine see tagasiside, et nii äge oli lugeda ja just, et hästi isiklik ja see, et ma nagu minu asju nägid nii palju minust paremini, neid võimalusi, kõike, kuhu miski kulgeda saab, et lihtsalt nii äge. Just. Et hästi edasi viiv nagu. Ja nüüd me oleme ka toimetanud siin raamatutega seoses, et minul on praegu siis järgmise raamatu käsikiri nüüd siin testilugejatel lõpetamas ja olen neid kokku kogumas, neid siis informatsiooni ja oleme teinud ka nagu erinevaid muid asju, et nagu hästi huvitav koostöö on tõesti meil täiesti sihuke ebatraditsiooniline. Aga nüüd, kui sa mõtled just ka selle sisemise pere väljakutse peale, et mis kogemused sul sellega seoses oli ja mis impulsid sul sealt tulid, et kas mingeid taipamisi asju, mida sa sooviks jagada siin? See oli hästi müstiline kogemus, sest ma olin ju teinud enne selle pika Külluse seikluskoolituse läbi ja siis mõned pikemad asjad, aga see oli 3-4 päeva ja kui palju nagu sellist asju tuli üles 4 päevaga ja kui palju asju käima läks 4 päevaga, et see oli nagu tõsiselt selline restardi nagu päevad ja mis nagu tänaseks, et suurimad asjad, et minu jaoks nagu paranes tänu sellele lühikesele väljakutsele tohutult minu läbisaamine minu välise perekonnaga, et mul on 5 last ja siis veel abikaasa ja nende lastega kuidagi nagu ma leidsin hoopis teised suhtetasandid kuidagi ja mehega samamoodi. Ja siis füüsiliselt näiteks ma pole 2 aastat jõudnud jõusaali ja sellest väljakutsest, kui sina seal soovitasid ka, et nüüd võiks hakata 5000 sammu käima ja nii, siis minu jaoks lõppes selle väljakutsega sammude lugemine, sest ma sain aru, et ma olin oma 5 või 10 000 sammu lugenud seal mingisugune juba päris mitu kuud ja tegelikult ma ei astunud seda järgmist sammu, ma tahtsin jõusaalis hoopis käia ja sellist trenni teha. Ja nüüd ma olen ilusti jõusaalis näiteks käinud hoopis. Väga tubli. Mis on loomulikult ka vaimu teistmoodi tööle pannud, et neid ideid ja asju tuleb tohutult rohkem ja liigub kõik. Ja sul tuli ka üks väga hea loominguline idee, räägi sellest kirjanduslike kolmapäevade ideest. See hakkas tegelikult ju hoopis sellega, et aura harmoniseerimise käigus sina ütlesid mulle, et ma teeksin, et kirjastusel läheks paremini, kui ma teeksin laive. See oli minu jaoks tohutu väljakutse, sest ma võin ise rääkida, aga ma ei teadnud laivi tegemisest midagi. Ja siis ma võtsin ja sa ütlesid, et hakka esmaspäevast pihta, tee 2 nädalat. Mina siis, kuna ma nii kartsin, siis ma hakkasin kohe pühapäevast pihta, et ikka see hirm nagu varem kuidagi kätte saada. Ja see oli nii äge ja nii vahva. Nüüd peale seda ma hakkasin õpetama, kuidas eesmärgist jõuda tähendab ideest nagu eesmärgini jõuda, et õpetasin seda ja siis tuli mõte, et teisi kirjanikega nagu kutsuda nii-öelda kohtumisele ja nagu kõik asjad praegu läbi interneti käivad, siis ma hakkasin tegema selliseid kohtumisi ja paari inimesega tegin ja nüüd on mul järjekord ukse taga, kuidas kõik tahavad tulla sinna ja rääkida oma raamatutest. Et see on kuidagi läinud niiviisi algsest ideest hästi pikaks kasvanud välja kuidagi. Ja see vahe sinuga ongi see, et kui mingi idee või asi tuleb, sa võtad kohe sabast kinni ja sa teed selle ära. Et väga paljud inimesed ka, kui nad võib-olla isegi ka programmi tulevad, et ikka sihuke uina-muina, jalad tagumiku all kinni ja asjad on ikka riiulis tolmuvad, aga sina samamoodi nagu siin Maive ja paljud teised, sa võtad selle asja ette ja sa teed ära nagu. Vaata, ma olen nüüd saanud nii palju kordi selle kogemuse, et kui sina juba ütled, et võiks sellist asja teha ja ma selle ära teen, et ma näen, mis nagu, kuidas siuke plahvatus tuleb sellest, mis sinna kõik järgi tuleb ja mis kaasa tuleb, et ma olen nii palju kordi saanud kogemuse, et ma tean, et kui sa juba selle asja välja käid, siis järelikult tasub ära teha. Just. Ja mida sina nüüd ütled soovituseks, ütleme, et sinu käest võib just küsida seda asja, et seal on 5 last, sul on mees, sul on talumajapidamine, sa elad maal.
ja lisaks kõik see logistika, sa oled ka lastele põhimõtteliselt taksojuht, kõik need kohad, kus nad käivad sul seal muusikakoolid, tantsutrennid ja nii edasi. Ajaliselt logistikat, kus kohta sina omal ka kasvõi näiteks see 8 kuu programm, kuidas sa selle aja leidmisega hakkama said ja küllus samamoodi, et mis sa selles suhtes ütled julgustuseks? Vaat see on prioriteetide asi, et kui sa teed kõige tähtsamad asjad ära, sama õpetuse, et purki paned suured kivid kõigepealt, et sinna vahele neid muid asju mahub küll ja küll, et igapäevast sebimist jätkuks kõigil, aga see ongi, et mis on esmatähtis. Ja kui mina tegin selle valiku, et seesama pikk kursus on ja külluse kursus või muud kursused ka, et kui see on minu prioriteet, ma teen selle kõigepealt ära, siis ma näen, kuidas tegelikult mul tuleb energiat, mõtteid ja aega nagu teiste asjade jooksul ka rohkem. Nii et see on nagu investeering, mis tegelikult annab muu jaoks nii palju tagasi. Ja see on jah, et kuidagi, et see annab jah aega nagu kuidagi juurde hoopis teistpidi. Ja teine asi, mis ma just selle sisemise pereprogrammiga kasutasin, et siis mul tõesti, ma nägin, et mul ei olnud aega selleks, aga ma mõtlesin, ma teen natukenegi. Et ma teen nii palju, kui ma jõuan ja ma ei jõudnud kõiki asju läbi teha. Ja kui ma jõudsin ainult osagi teha, siis see nagu tohutult pani kõik asjad juba tööle, et ma ei tea, kui ma oleks kõik jõudnud veel teha. Aga just, et see, et kui sa ka ei jõua kõike, et hakka ikkagi pihta ja see nagu lükkab edasi ja juba järgmine kord oled rohkemaks valmis ja jõuad ise ka nagu rohkem panustada. Et lihtsalt tuleb pihta hakata. Just, et kui tervet jõuad ja pool. No täpselt, jah. Just. Ja on sul midagi veel sükest nippi või toetust anda siis, kes nüüd mõtlevad, et midagi edasi toimetada? No see, mis ma just praegu rääkisin, et see ongi põhiline, et tuleb pihta hakata. Et isegi kui natukene juba on see mõte, et võiks nagu proovida või vaadata, et kui juba natukene on huvi, siis tasub proovida. Tagasi saab alati astuda. Aga see, et kui pärast jääb kripeldama, et ai, ma oleks nagu võinud või noh, et ei tea, mis oleks saanud, et pigem on see, et tule, tee, vaata ja just see, et kuidas nagu sa, Kristel, jah, sa kuidagi annad hästi isiklikku tagasisidet nii palju ja nagu suudad nagu vastu tulla, et isegi kui inimene pole nagu valmis kõigeks, et sa suudad vastu tulla ja samas mitte liiga palju lükata, et annad nagu seda ruumi nii palju ka, et saab nagu omas tempos teha, et see on hästi selline toetav ja julgustav. Et aitäh sulle selle eest. Aitäh sulle ka, et ma usun just, et sinu võib-olla 2 sükest kullatükki ongi olnud just olla hästi uudishimulik ja olla hästi avatud ja nende 2 omadusega oledki sa jõudnud nii kaugele ja läbi selle töö endaga on nüüd sul ka, sa oled parem abikaasa, sa oled parem ema ja sa oled ka parem kirjanik, et sa oled ju ka hästi palju ka uues energias, sa oled uues energias neid asju nüüd ka hakanud vahendama hoopis teistmoodi. Jah. Ma ise ka tunnen, et mu teosed on hoopis midagi muud. Ja minu jaoks muidugi suurim nagu kingitus oli siin eile või üleeile, kui minu vanim laps, kes on siis 11, poiss, ja tema ütles mulle, et ema, sa oled meil super naine ja super ema. Meil on olnud nagu läbi aegade päris keerulisi nagu teemasid, mis ma olen temaga käinud läbi käima ja siuke suht keerulised. Ja siis, et just seesama, et ütles, et sa oled super ema, et sa meid igale poole viid ja teed ja lastel ikka on see, et tahaks rohkem ja tahaks muud ja nii edasi. Et see oli nagu, et päriselt ka, et me oleme siia välja jõudnud, et noh, võt nii töötab see kõik. Ja, et kahesuunaline liiklus lastega ka, et saavad aru ja hindavad. Et väga lahe. Ja mõtle, milline eeskuju sa oma lastele oled, et nüüd saad tutvustada neile ka sisemist pere ja millised suhted neil saavad olema siis tulevikus. Ja Heli siin käiski välja, et Kristel, et teeme siukse väljakutse lastele ja ma panin selle kohe kirja, et tulevikus ma arvan, teeme ära. No tegelikult minu laps ju käis selle välja on ju veel. Just, et väga-väga lahe. Nii, aga suur aitäh sulle, Heli. Eda ütleb ka, et soovitan soojalt kuulata ka Kristeli podcasti Heliga. Ja. Kas sa saaksid ka võib-olla mõne sõnaga öelda, kuna sina tegid ka eelmise väljakutse läbi, et kuidas praegune on olnud ja kuidas eelmine oli, et siis ka võrdluseks ja võib-olla toetuseks ka?
teistele, et sa oled olnud väga aktivist meil siin, et aitäh sulle selle eest. No eelmine väljakutse ma ei saanud osaleda, ma lugesin ainult ja ma olin maal metsas, kus ei olnud see levi ja ma ei saanud kuulata neid Zoomi vestlusi, aga ma sain nagu sellest nagu teadlikuks, et põnev asi, et mind kõnetab see. Ja nüüd sellest korrast mul ka üks õhtu jäi ära, aga sa nii kenasti saatsid mulle selle materjali ja see on nagu nii naljakas, et mul tõesti täna hommikul oli see nagu tõeline taipamine, sellepärast, et kui ma esimest korda selle meditatsiooni tegin, see oli hästi nagu vahva, et mul tuli kohe pilt silme ette, kuidas need tegelased tulevad ja vesi ja džungel aga võt täna ma hommikul tundsin, kuidas ma rahustan oma seda sisemist last ja kiidan ja poputan teda ja see on täielik teraapia. See on niimoodi, kuidas sa annad sellele turvatunde sellele lapsele ja siis sa ütled, et lapsest hakkabki kõik ja see laps olemegi ju meie ise ja see naine, mis sest lapsest välja kasvab ja siis see mehelik pool, et mismoodi siis ma sain aru, et ma olen selle lapse nagu nii maha rahustanud ja õnnelikuks teinud, siis tuli sisemine naine ja tegi hommikuputru, siis ma mõtlesin, et söögi tegemine on hästi naiselik, et ma alati teen süüa nagu niisuguse suure armastusega. Täna hommikul veel eriti ma nautisin seda sisemist naist ja siis kõige rohkem see tegi veel nagu päeva üllatuseks see, et siis oli mul Ene saatnud seal, et selle nagu sõnumi, et tahaks nagu ujuma tulla ja siis ta oli juba kell 5 üles tõusu, ma ütlesin, et ma nüüd söön perega ära, et siis ma vastasin talle, et ma lähen oma kodujärve, ta ütles, et oot, mul on trenn läbi, ma tulen ka. Niimoodi ajad klappisid, et ta tuligi, siis saime kokku siin ja meil ei ole nagu suur see nagu maavahe, ja siis me käisime, ujusime ja siis tõesti nautisime ja rääkisime sellest sinu toredast koolitusest ja see on selles mõttes nagu super, nagu see sisemine pere, et sa saad ennast tervendada, sa saad anda seda, mida mitte keegi sulle ei anna. Ja vaata nagu inimesed ootavad, et teine inimene annab mulle seda armastust, teeb mind õnnelikuks ja mida iganes, eks ole, täidab minu augud. Aga see sisemine pere ongi nüüd see augu, nende tühjade kohtade lappimine, mis sa saad ise anda. Tõeline enese see armastus ja mis kõik nagu öeldakse, aga see nüüd nagu praktiliselt sa saad selle ära teha. Et see on nagu hästi äge. Et ma olen hästi põnevil, et kui ma ise nüüd teen neid meditatsioone, et kuidas ma siis, nagu ma tõesti eile õhtul mõtlesin magama minnes, ma jäin magama, siis ma ärkasin öösel mitu korda üles, siis ma hakkasin jälle nagu midagi seal tegema, aga hommikul läks, ma olin nii palju neid mõtteid andnud, omale ajule neid käsklusi, et siis hommikul oli mul kuidagi see plaksus sõrmenipsust, võtsin selle teadmise, et võttis natuke aega, aga sai pihta. Et äge, jah. Ma ütlen sulle seda, et ma käisin siin psühholoogi juures ja mõtlen, et ega nad ei anna seal siukest teadmist. Nendel on mingi oma koolkond, kuulab su ära ja kogu lugu lihtsalt. Et jah, see on vägev värk, see sisemine pere. Et sa oled nagu ikkagi ise ka osaline ja interaktiivne suhtlus on ju seesmiselt. Just. Ja nüüd, kui sinu pool, ütleme näiteks, kui keegi jõuab selle infoni ja võib-olla siis just mõtleb, et lihtsalt kas või liituda selle sisemise pere siis live väljakutsega, et mis sina neile julgustuseks ütleksid, et kas tasub oma elust 5 päeva sellele pühenduda? Loomulikult. Sa oled nii suure töö teinud ära, sul on oma kogemused, sa teed seda suure armastusega, sa ei teeks seda tööd, kui sulle see ei meeldi. Ja tänapäeval ma vaatan, et see on nagu inimesed nii jänunevad selle eneseteadmise enda avastamise kohta. Et mul on terve elu meeldinud psühholoogia ja see enese avastamine ja ma kindlasti see on ka teatud tüüpidel inimestel, et osadel on nii tugev selgroog, et nad ei vaja seda ja loevad oma juturaamatuid ja saavad sealt oma neid elutõdesid. Aga ei, see on hästi, igatahes ma väga soovitan seda. See ei ole raiskus, see on ainult endale nagu, ma ei tea, eliksiir tead. Ja, just. Suur aitäh sulle, Armas. Ma loodan näha sind üsna varsti sisemise pere programmis. Aitäh sulle kõigi eest. Aitäh sulle. Väga tore. Et mul oli selline
no ma olen ka selle coaching'u programmiga liitunud ja üks nagu selline suur asi, mis mul siin kõikide muude selliste teemade kõrval, millest ma juba siin ka nende 4 päeva jooksul rääkinud olen, et on selline asi nagu doktoritöö valmis lõpuni kirjutamine. Ja see asi on veninud aastast, ühesõnaga ta sai alguse 2009. ja noh, igasuguseid asju on siin elus vahepeal juhtunud ja nüüd mul on selline tunne, et mul on see viimane hetk nagu sellega nagu lõpusirge, noh, selles mõttes, et seal ei ole palju, aga see nõuab sellist tohutut ponnistust ikkagi. Ja mul on nagu tööleping lõppemas selle septembris. Septembril viimane päev on minu viimane tööpäev selles töökohas, kus ma praegu olen. Ja mul oli kogu aeg see teadmine, et noh, jah, et see lõpeb, aga et mul on 6 aega. Ja täna ma sain oma ülemuselt hommikul täiesti ootamatu kõne ja ta ütles mulle niimoodi, et kuule, et kas sulle sobib, et selle nädala reede oleks su viimane tööpäev. Aga et sul säilib palk selle kuu lõpuni ja et kõik on okei, et me lihtsalt nagu, meil ei ole sulle mingid tööülesanded nagu praegu välja mõelda rohkem, et lepime nii kokku, et sa saad omale selle palga, sa oled ametlikult tööl selle kuu lõpuni, aga et sa oled nagu 4. septembri õhtust nagu vaba. Sest ma mõtlesin, et okei, et see oli nagu, et see paremat kingitust nagu sellesse aega ei saa olla, et ma saan nagu üle 3 nädala aega kingitusena, et noh, et teha seda, mis on see eesmärk praegusel hetkel. Saadki juba nagu doktoritöö tehtud ja palka ka selle eest. Just, et noh, et 3 nädalaga seda muidugi tehtud ei saa, aga tegelikult kui on nüüd selline nagu tugev selline motivatsioon ja kui ma oma selle sisemise mehe siin ka ja kogu pere siin koostöösse saan, et siis ma usun, et tegelikult see on täitsa võimalik, nii et jah, ma olen nagu täna terve päeva selles elevuses etappi, et nagu kuidas see võimalik on, et nagu keegi nagu sellise ettepanekuga tuleb, et üldiselt ikka nagu viimse hetkeni tahetakse sind nagu ju rakendada, eks ju. Et seesugune kogemus tänases päevas. Väga lahe. Ja kuidas sinu jaoks väljakutse on olnud, et kas sa sooviks ka midagi innustavat jagada siis ka võib-olla tulevikus, kes vaatavad ja mõtlevad, et mõtleks selle peale, et kas need 5 päeva on sinu jaoks olnud väärt rikkalik kogemus? Ja no ma enne, kui ma sellesse väljakutsesse tulin, et tegelikult ma olin juba kuidagi ikkagi nagu mingid asjad mind jätkuvalt tõid selle sisemise pere nagu asja juurde tagasi ja ma olin natukene nagu nuusutanud siit ja sealt ja tutvunud ja kuidagi kogu aeg seda nagu kinnitust saanud, et see on see, et see on see asi, mis mind aitab, et ja noh, kuidagi nii resoneerib selle Mareti eelmise kommentaariga, et noh, on mul siin ka igasuguseid depressioone ja asju ja kõike olnud. Aga et ma nagu näen seda, et noh, mingi sellised psühholoogi abist, et see on selline lõaotsa sattumine ja et ega ta ju tegelikult nagu ei paranda neid asju. Ja kuidagi see mõte siin, et sa parandad ja tervendad ennast ise ja sa võtad ennast lahti ja sa lähed nagu selle juurpõhjuse juurde. Ja siis sa nagu iga päev, eks ju, tegeled sellega ise ja noh, paned ennast uue tervikuna nagu kokku. Et see nagu kuidagi väga helises minuga ja siis tegelikult mul oli nagu üsna kindel tunne juba enne seda väljakutset, aga et nende 5 päeva jooksul on siis samm-sammult ikkagi nagu see veendumus veelgi suuremaks muutunud, et või noh, sügavamaks muutunud, et jah, et see on see asi, mida ma tahan teha. Et aitäh! Aitäh sulle ka, Jaanika, väga super, väga lahe, et sa leidsid siia tee ja sina leidsidki tee tegelikult läbi ühe teise sisemise pere väljakutse siis esmase grupi osaleja, kes soovitas seda ja siis võtsidki kohe härja sarvist ja hüppasid gruppi. Nii et suur aitäh sulle ja suur aitäh Merilinile, kes ja aitäh Merilinile. On hästi. Kuulen teid. Oleme teel Saaremaalt mandrile 3 lapse ja mehega. Aga olen siin.
ja sina nüüd üsna värskelt, natuke aega tagasi, mõned nädalad tagasi lõpetasid Sisemise Pere programmi. Jaga oma kogemusi ja kuidas sa julgustaksid inimestel sellega liitumist, miks on see vajalik olnud ja mis sinu elus muutus? Minuga on selline lugu, et ma olen ka psühholoogiast huvitanud, tegelenud kõikide erinevate praktikatega, ma ei tea, rohkem kui 10 aastat ja miskit ei ole olnud minu jaoks nii põhjapanevat, et ma mõtlesin, et et ma olen niisugune suur unistaja, et ma kirjutasin selle programmi alguses, et ma soovin oma täispotentsiaali avada, et see kõlas kuidagi nii ulmeliselt. Ja alati on niimoodi, et iga kord, kui mingisugune kuu sai läbi, siis see on pärast nagu avaldus nagu see nii-öelda see järelkaja või järelmõju. Ja me ei ole nagu praegu veel sinuga viimasel ajal, Kristel, suhelnud, mul oli just sünnipäev ja see on lihtsalt täiesti müstika, mis toimub kõige paremas mõttes. Et ma olen nii tohutult iseendasse maandunud. Ma olen nüüd enesekindel nagu sisemiselt ka, et väliselt vaatad, et sa oled kena tüdruk ja sul läheb elus hästi ja rahaga ei ole probleeme, kõik on nagu vinks-vonks, sa oled vinge tüdruk, sõidad mootorrattaga, aga ma olen olnud nii ebakindel ja nii õnnetu ja nii valudes selles mõttes oma sisemiselt. Ja nüüd on hoopis teine teema, et ma ei sära ainult nii-öelda väliselt maskipõhiselt, vaid kogu sisemuselt nagu stabiilsemalt ja järjepidevalt, mitte mingiteks üksikuteks ähvatusteks. Ja mul on nii palju ideid tulnud. Kristel, sa soovitasid mulle, et Helen, et tee mingi tutvustav koduleht siis endast. Ja mul on tulnud üks äriidee, mis mind tõesti huvitab ja millega ma tahan tegeleda. Ja mul on partneriga läinud seda, et me oleme olnud 6 aastat abielus, mis on olnud väga intensiivne ja keeruline ja ma olen täiesti nüüd aru saanud, miks ma olen koos ja kuidas edasi teha ja kuidas nendest kitsaskohtadest üle minna, et see on täiesti nagu vau, ma olen lihtsalt nagu nii teisel tasandil, nii et aitäh sulle. Ja üks suurimaid kingitusi, mis sinul avanes just 3 lapse emana ka, et sa ütlesidki, et suurim küllus, mis ma sellest programmist sain, oli see, et ma õppisin võtma aega endale. Ja, et lihtsalt kui need perspektiivid elus nagu muutuvad, et ma olen küll alati ennast väärtustanud ja ma olen alati enda eest hoolitsenud, käies kosmeetikutes ja väljas jalutamas iseendaga, et ma ei osanud seda, et ma teadsin, et see on oluline, aga ma ei osanud üldse seda leida. Ja eriti veel tulles sellise taustaga, kus nii-öelda kõik arvavad, et no nii, nüüd sa oled ema nii päritolu perekonna poolt kui siis ka abikaasa ja tema perekonna poolt, et minu asi, elu mõte ongi lapsi kasvatada. Ja mu sisemine naine nagu karjus, et mis mõttes ei, et ma olen ju siin, et ma olen, et läbi minu toimub kogu see mäng. Aga kuna ma ise vist ei uskunud seda, siis ka mu väline maailm peegeldas seda. Ja ma olen nüüd tõesti see päev enne minu sünnipäeva, ma võtsin täielikult päeva ise endale, käisin väljas, hoolitsesin enda eest, nautisin. Ja kui mul sünnipäev oli, ma ei pidanud pidu, vaid ma käisin koos mehega matkamas ja olime koos hotellis öösel. Et selles mõttes, et see aeg on tekkinud ja mu lapsed on rahulikumad. Ja mis veel eriti lahe kingitus on see, et kui ennem, kuna ma olin nii väsinud, siis lapsed tundusid mulle nagu, nad olid kurnavad, aga ma olen hakanud nautima oma lastega, nagu sa soovitasid mul, Kristel, et see nagu kingitus, loomulikult lapsed on ja ma olen iga päev tänulik ja ma tõesti tänan iga päev, et nii tore ja lapsed ja kõik ja super, aga ma ei saa ju seda nautida, kui ma lihtsalt ei saa oma undki täis, eks ole, või lihtsalt see kõik on nii palju. Et siis nüüd ma naudin nende koos olemist, et ma vaatan neid kui vingeid kaaslasi ja kingitusi. Et see on ka minu jaoks ülisuur kingitus. Just. Ja mida sina ütled julgustuseks neile, kes on siis võib-olla jäävad mingi vabanduse taha jalgupidi või käsipidi kinni, et mis on sellised esimesed sammud, mida võiks teha? Ma nõustun ühe meie eelkõnejatega, ma täpselt nime ei mäleta, kes ütles ka, et istu maha ja mõtle, et teda oli see, et istu maha ja mõtle, et mida sa tahad oma elus, et ma hästi soovitan Kristelit, sest ta on täiesti sees selles asjas ja ta teab, mis ta teeb ja mina usaldan sind täielikult 100%, sest tõesti ma tunnen, et sa oled nii isiklikult ja nii 101% pühendunud, et ma terve selle programmi, ma tegin selle Sisemise Pere 4 kuud, et ma terve programmi käigus tundsin ennast nii hoituna ja nii nagu personaalselt nagu oli see lähenemine. Et see on tõeliselt elumuutev kogemus, et
ma tõesti olen teinud erinevaid rännakuid ja psühholoogide juures käinud ja igast kõiki põnevaid asju käinud siin ja seal. Et miski ei ole olnud seni veel nii põhjalik ja sügav ja tõesti ta võtab selle sisemuse lahti ja paneb õiget pidi kokku, nii nagu see olema peab, et see on nii ülivõimas lihtsalt. Just. Suur aitäh sulle. On tõeline nauding olnud sinuga koos toimetada ja loodetavasti varsti toimetame jälle ja imelist suve lõppu sulle ja su perele ja lastele ja abikaasale. Aitäh sulle, Helen. Aitäh sulle ka. So, aloha. Aloha. So, this is Michael. See on Michael. So, kuningas. Kuningas. Yeah. So, here is the king. So, you are our surprise again today. I like being surprised. Yeah. So, Michael, you are a man and I am. yeah. So, we were having the whole day with the inner man and you were not available at that time, but I think many may also maybe want to know like how it is to be a man and with the inner family, like men may be a little resistant sometimes. Sure. So can you also first maybe share your experience with the inner family first time and what it changed and then why men are resistant to this kind of stuff? Okay. Do we have any men on today? No, Okay. don't We'll have to work on that. but yeah. Yeah. Michael on siis just täna siin üllatuseks teile, et siis just rääkida mehe perspektiivist ja kuninga perspektiivist siis sisemise perega toimetamisel ja ta jagab ühte oma kogemust ja kui sul on küsimusi või siis kommentaare kindlasti pane chati, siis me saame selle aja jooksul veel ära teha. Sorry, natukene läks pikemaks, aga ma usun, et see on seda kirssi väärt, üllatust väärt. Ja lõpetuseks Michael räägib ka, et miks ta arvab, miks mehed kardavad sellist tööd iseendaga. So your story, how you met the inner family? Well, the first time that I really fully experienced it Esimest korda, kui ta seda täielikult koges, was Tantra Fest a couple of years ago. Tantra Festil siis Eestis paar aastat tagasi. Our third workshop was an inner family workshop. Kolmas workshop oli siis sisemise pere workshop. And I've been familiar with, you know, the three selves and inner family and that, but I've never really worked with it a whole lot. Ta oli nagu tuttav teemade kategooriatega nagu siis sisemised minad ja sisemine perekond, aga ta ei olnud sellega nii sügavuti töötanud enne. And in doing this workshop with Crystal, I normally am just a space holder at first and making sure logistics and everything else is done. Tavaliselt, kui me workshop'e koos sellisel kujul tegime, et siis Michael oli peamiselt siis ruumihoidja ja vaatas, et logistiliselt kõik asjad olid olemas. But this particular event at the beginning, she had introduction through meditation. Ja seekord siis tutvustus käis läbi meditatsiooni. And I'm capable of multitasking, especially when there's not a whole lot going on. Ja ma olen valmis siis võimeline multitaskima, et kui palju asju ei toimi. That must be your inner woman. Yeah. Sisemine naine on töös. So I decided to join everybody else on the journey and I closed my eyes. Ja ta otsustas siis kaasa minna selle meditatsiooniga ja sulges oma silmad. And I did the journey. Ja siis tegi kaasa selle rännaku. And I found it so easy to walk the path. Ta leidis, et see oli nii kerge minna seda teed. And where I was supposed to see my inner family, I did. Ja kus siis oli see koht, kus sisemist pere näha, et ta nägi siis oma sisemist pere. And what I saw was mind-blowing. Ja see, mida ta nägi, oli tõesti hästi nagu üllatav, suur. Yeah. My inner family was in this green pasture meadow. Oli selline nagu roheline karjamaa. Beautiful sunshiny day, blue skies. Ilus päikeseline päev, sinine taevas. Trees, flowers in the meadow. Lilled. They had a picnic blanket with a full spread. Ja väike siuke pikniku tekk oli siis laiali laotatud. And all three of them were up and they were playing and they were being joyful and happy. Kõik olid seal olemas, 3 sisemise pere liiget ja mängisid ja nad olid hästi õnnelikud. And for the first time,
I fully understood what I was here to do. ja esimest korda ma tõeliselt sain aru, et mida ma olen siia tulnud tegema. And that's exactly what I was doing. Ja see oli täpselt see, mida ma olin siis tegemas tol hetkel. So it was a very powerful opening for me. And in conclusion, see oli hästi võimas avanemine tema jaoks ja lõpetuseks või kokkuvõtteks. We often have students come up to us after the event. Ja sageli õpilased tulevad meie juurde siis või osalejad peale sündmust. And this event we did as well. Ja sellel korral samamoodi. But one particular student stands out in my mind and we talk about him often. Ja üks siis on, kes kuidagi jäi alati nagu meelde ja räägime temast palju. During the event, while I was holding space, I was watching this gentleman. Selle siis sündmuse ajal ta vaatas seda džentelmeni. Because he was really processing while he was dealing with his inner family. Ta nagu protsessis, nagu tunda oli, et protsessid, kui käisime sisemispere läbi. Yeah, he was crying, he was he's happy, he was emotional. Emotsionaalne. And when he came up to us afterwards, kui ta pärast tagasi tuli meie juurde, he said it was one of the most amazing events he had participated in. Ta ütles, et see on kõige ilusam, võimsam siis sündmus, kus ta on käinud või kogenud. And he was going to take what he learned that day home to his children, and he had 5 children, and he was going to teach them. Ja ta lubas siis, et võtab kõik, mis ta õppis sealt workshopilt tagasi koju oma 5 lapse juurde. Yeah, so it was an incredible day. See oli väga imeline päev. So that event was also basically, you know, you have been a businessman, you have done lots of like logistics and very rational things, but then you started to understand your spiritual purpose more. My entire life, I've known it's there. I have, I've been very intuitive. Et just siis selle sündmuse ajal Michael hakkas taipama, et ta on muidu tavaliselt enne seda nagu hästi niisugune ärimees olnud, logistika ja niisugune ratsionaalsete asjadega tegelen. Ja siis hakkas aru saama, et vau, tal on ka see vaimne siis eesmärk ja ta on terve elu tegelikult tundnud, et tal on hästi tugev intuitsioon. Yeah, and I've always been a space holder, not really fully understanding. Et on alati olnud selline ruumihoidja ja ei ole nagu aru saanud võib-olla täielikult, mis see siis on nagu või kujutab endast. I've been able to listen to people and present ideas outside of the box. Ja olen olnud võimeline siis inimesi kuulama ja jagama siis ideid kastist väljas. And I've had people my whole life tell me, you know, how great I would be as a counselor or something. Ja inimesed on öelnud, et ma oleks väga hea siis terapeut. And it's not that I didn't take, you know, I didn't take it for granted. Et ma ei võtnud seda siis iseenesest mõistetavalt. But I didn't fully understand it until after I met Crystal and started working with myself more. Ja ma enne ei saanud sellest päris põhjalikult aru, senikaua kuni siis kohtusin Kristaliga ja siis sügavamalt endaga tegelema hakkasin. So the story of us meeting, a very holistic and spiritual and energy person and a very structured business guy makes a good combination because now we get to learn from each other. Ja siis 2 inimest kohtuvad, üks hästi holistiline, vaimne inimene ja teine hästi siis siuke äri ja struktuur ja süsteem, et see on siuke hea kombinatsioon, et me saame mõlemad nagu teineteiselt õppida. Yeah, so. Thank you. Yeah. And so what do you think, why is it difficult for men to start to do this kind of deeper work? What are they afraid of? Et miks ta arvab, et mehed kardavad seda tööd? Fear, I use fear as a main word, but it's not like the boogeyman jumping out at you. Yeah. Et kasutan seda hirmu siis nagu siukse üldise sõnana, et see ei ole siis nagu, et mingi koll hüppab välja. Yeah, fear for men would be more the lack of knowledge. Et ei ole nagu piisavalt teadmisi. Unfortunately, ego plays part of it sometimes. Ja ego mängib mängu. So in what way? So they feel like this is too feminine or they lose control or? Yeah, it could be feminine, it could be control, it could be that lack of knowledge. Et see võib olla tõesti, et ka mõeldakse, et võib-olla siis on liiga feminiinne või kontroll kaob ära. And in those things, they might fear what people would think of them or perceive them to be.
ja võib-olla, et mida teised ka arvavad või kuidas nad seda inimest siis võtavad. But because of the lack of knowledge, Aga sellepärast, et ei ole piisavalt teadmisi selle suhtes, they don't understand that having the balance, masculine and feminine, et nad ei saa aru, et see sisemise mehelikkuse ja naiselikkuse tasakaal makes them stronger, not weaker. teeb neid tegelikult tugevamaks, mitte nõrgemaks. And when they understand that, and they can work with themselves and also understand the female point of view and the feminine point of view, Et kui nad hakkavad tööle endaga, siis nad hakkavad ka aru saama rohkem sellest naiselikust siis vaatenurgast. then they actually will treat people differently around them, Siis nad hakkavad inimesi kohtlema teistmoodi enda ümber, which is better for the people that they're dealing with and for them. et mis on siis parem nendele inimestele, kes on nende ümber, kui ka siis sellele mehele endale. But they don't understand that. Nad ei saa aru sellest. So And- you have to experience it. You have to experience, or at least be willing to put yourself out there. Et sa pead nagu kogema seda ja olema valmis ennast siis nii-öelda välja hüppama. And sometimes that fear comes from, an upbringing, Ja mõnikord tuleb see ka sellest, kuidas inimene on üles kasvanud. whether it be from a parent or a different adult or even from peers. Ja et mõnikord siis kas vanematest või siis ka eakaaslased. So if they had peers, friends doing it, they would probably be more likely to do it. Et kui sõbrad seda teeks, siis nad oleks üsna tõenäoliselt rohkem valmis seda katsetama ja proovima. Yeah. So now let's talk a couple of words about the king and queen thing, which is such a popular topic every time we take this up. So when we met, I was still working deeper, integrating my inner family and especially my inner woman, because she was like a wild one that time. And then as we got together, we started to balance it more, and things kind of calmed down quite a bit. And then also I realized that, oh my God, I've been such a workhorse. I couldn't even be the woman or the queen. And then you helped me to bring that forth more. So, et kui meie Maikeliga kokku saime, siis mina tegelesin veel siis oma sisemise mehe ja naise integreerimisega ja minu sisemine naine oli hästi metsik ja alguses oli tükk tegu, et üldse ka isegi suhtlemise teemal, et ma olin ikka väga metsik ja siis ajaga need asjad nagu rahunesid ja siis Maikeli kuninglikkus hakkas siis aitama tuua välja siis ka minu seda kuningannalikkust. So what would you say about that process, the king and queen? In respect to your point of view or my point of view? Your point of view, and then also connection to the inner family, because then we started to also connect to your inner family, and then things got much clearer where we needed to work on each other's things too. Well, okay. Well, for me, it comes naturally. Et tema jaoks tuleb see naturaalselt. It's not the same for everyone. To be a king. Et tema jaoks tuleb naturaalselt see, et olla kuningas. Yeah, and I don't say that to be, egotistical or big-headed. Et ei ütle seda siis selleks, et olla egoistlik või kuidagi üleolev. I believe it's a level of respect. Et see on nagu respekt. And when I act like a king and respect those around me, kings and queens alike, Et kui ma käitun sellise respektiga, siis kes on minu ümber, nad samamoodi siis peegeldab seda sama respekti. That's paying respect to them. Ja siis austada ka neid. And if they were a true king or queen or somebody that wanted to be a true king or queen, they would respect me. Ja siis kes on seal siis välises maailmas ka kuninganna või kuninga tasandil, siis nad samamoodi austaksid mind. Yeah. So to me, it comes naturally because, I believe, to do unto others as I wish done unto me. Et mulle tuleb see naturaalselt, sest ma tunnen, et ma tahan, et
ma teen teistele seda, mida ma ootan, siis nad võiks mulle teha. So, but I like to take it a step further. Aga siis talle meeldib üks samm edasi sealt minna. Because for me, if, for example, a queen, Et minu jaoks, kui näiteks kuninganna, when I treat a queen as a queen, whether she's used to it or not, et kui ma kohtlen kuningannat nagu kuningannat, kas ta on sellega harjunud või mitte, I see them light up. siis nad nagu lähevad, nagu pirn läheb põlema. So I'm feeding and nurturing Ma toetan ja toidan that, you know, that complete inner family and soul and spirit and mind. et ma siis toetan ja toidan sisemist vaimu, sisemist pere, meelt And it excites me to see somebody so happy. ja see nagu erutab mind, et näha kedagi nii õnnelikuna. And for example, with Crystal, I believe in filling her cup. Ma usun, et Kristaliga siis näiteks, et on vaja täita tema siis tassi. And by doing that, she becomes full and happy and excited. Ja siis, kui ma teen seda, siis ta muutub hästi põnevaks ja on põnevil ja täis ja aktiveeritud. And then her cup overflows. Ja siis tema tass ajab üle. And what happens is anybody around her, including me, Ja mis siis juhtub, kõik, kes tema ümber on, sealhulgas ka mina ise, gets infected with that happiness and that positive and that great feeling of joy. ja siis kõik saavad osa sellest rõõmust ja õnnest, mis siis hakkab üle voolama. And most people don't understand that if they fill somebody's cup to its overflowing, it benefits them by thinking about the other person. Ja enamus ei saa aru, et kui nad seda teeksid ja see täidaksid, siis tegelikult kasu saavad just nemad ise, sest kui hakkab üle voolama, siis nemad on ju seal lähedal. And we've actually seen that firsthand with a couple of our courses. One Crystal created called Player Like a Piano, and it was amazing. Ja üks siis võimalus, kus me seda nägime, oli just siis kursus, mis me lõime eelmisel suvel me Eestis tegime, et kuidas mängida naist kui klaverit ja see, kuidas me siis nägime, mis toimus. 3 tundi siis kõik mehed, kes olid ruumis, andsid naistele siis tähelepanu, armastust, toitsid neid naisi, kes olid kohal. A lot of the guys came to the event thinking, what about me? Ja paljud mehed tulid sinna sündmusele, et aga mis minuga siis saab või kuidas mina saan, mida mina saan. And they left the event realizing by thinking about somebody else, everybody wins. Et mõteldes kellestki teisest, kõik võidavad. And they didn't want to go home anymore. Nobody wanted to go home. Yeah, we had to it was like 10:30 and we had to push them out. So anything you would suggest for people who have been thinking now to join the Inner Family program? What would you say to encourage them? Et mida ta ütleb siis, et julgustada inimesi liitumaks sisemise pereprogrammiga? Well, it's an experience like none other. Et see on kogemus nagu ei miski muu. You'll get to know your family better than you either do now or for the first time. Sa õpid siis tundma, saama oma siis peret paremini või siis paremini, kui sa praegu seda peret siis tunned ja tead. And the results are, and I'm not just saying they're proven, we've actually seen it from all of the other participants. Ja tulemused, et see, mida ma nüüd jagan, et siis me oleme näinud seda väga paljude osalejate peal. It's amazing. See on imeline. Yeah. Can you mention some, what you remember? You know, everybody that's participated in it has met or exceeded any expectations. Et enamus, või kõik, kes on osalenud, et on ületanud ootuseid. Of growth from within. Kasv, siis seesmine kasv. Which affects their entire world outside as well. Mis mõjutab kõike nende siis elu nende ümber. Yeah, and we've just seen so many positive things happen with, you know, relationships and jobs and sexuality and just, you know, everybody's
overall complete holistic abundance, whether it be family, friends, relationship, vacations, whatever. I mean, there's been significant growth in those areas. Et ongi nagu selline holistiline küllus, kas siis töö või suhted, üldse holistiline elu on nagu paremaks läinud ja oleme seda nagu korduvalt näinud ja tunnistanud. Okay, Jaanika says, thank you for sharing your story. Aitäh, et jagasid. Aitäh kõigile. Palju õnnistusi imelist teekonda, ütleb siis Helen. So Helen was also here saying aloha. So. Aloha, my pleasure. What would you say? We have very many strong Estonian women on the line, and they probably also have many dreams and would like to start to work with them. So do you think this inner family program would be a nice first step to start to transform themselves? Absolutely. Yeah. You know, Crystal and I are coaches. We're teachers. We're students of life. Et mina ja Kristel, me oleme coachid ja siis eluõpilased ja ma küsisin Maikeli käest, et mis ta arvab, et kas siis väga paljudele tugevatele Eesti naistele, kes meil siin täna ka liinil on või vaatavad, et kas oleks see sisemise pereprogramm nagu esmane hea samm ja ta ütles, et täiega. And we have a thirst for more knowledge, more growth ourselves. Meil on endal janu siis kasvamise ja uute tarkuste järele. And we're constantly working with coaches and other entrepreneurs and taking courses. Me kogu aeg täiendame ennast, töötame erinevate siis coachidega või ettevõtjatega ja teeme erinevaid kursuseid. To make ourselves better, to expand. Et me saaksime paremaks ja et me avarduksime. So if you're looking for growth kui sa otsid kasvamist and abundance ja küllust and better relationships ja paremaid suhteid, and joy and happiness, õnne ja armastust, it's definitely worth going. see on väärt seda. Yeah. Most everybody may or may not know Michael Jordan, very famous US basketball player, one of the top. Paljud ei tea võib-olla, aga Michael Jordan oli siis USA üks parimaid siis korvpallimängijaid. There's nobody that plays better basketball than him. Keegi ei mängi korvpalli paremini kui tema. And he would never be without a coach. Ja ta ei ole kunagi siis või oleks kunagi ilma coachita. Because he believes a coach is going to be an outside perspective. Et coach on alati väline perspektiiv. Of the things that he can't see. Et asjadest, mida tema ei näe ise. Which make him the greatest athlete of all time. Mis tegi temast aegade parima atleedi. Okay, so Maret says, thank you, all the best to everyone. Thank you for everyone and thank you. So nice to see you together, Crystal and Michael. Yeah, the same. Mahalo. So suur tänu kõigile, imelist toimetamist, loodetavasti oli väljakutse kõigile toeks ja kui sa oled siis valmis hüppama sügavsukelduma, siis võta minuga siis ühendust ja teeme siis juba läbi järgmised sammud ja kunagi ei ole hilja alustada. Kui sa tunned, et praegu ei ole sinu aeg, siis pane see mõte riiulile ja pane siis oma sisemine mees töösse, et kuidas ta saab siis hakata aitama sul seda manifesteerida ja thank you so much, Michael. Best wishes and aloha to all of you. Et parimad soovid ja palju alohat teile kõigile. Okay. Aitäh sulle kuulamast ja aitäh, et olid täna siin kohal, aitäh, et sa tegeled iseendaga ja suur-suur tänu, et jälgid podcasti, võimalusel kindlasti likei, kommenteeri, jaga ja kindlasti hakka meie järgijaks erinevatel kanalitel. Ja natukene aega siis mõni päev peale siis audioversiooni vaata ka YouTube'i kanalit, kui sa lööd sinna sisse Aarete seiklused podcast, siis tuleb see üles, siis näed sa siis ka seda videoversiooni. Nii et kõike paremat sulle, aitäh, et sa oled olemas. Kui sa soovid kuidagi aidata toetada podcasti arengule kaasa, võta kindlasti ühendust ja räägime juba täpsemalt. Nii et senimaani, kuni järgmise korrani, aloha, kõike paremat ja mahalo!